Koolivaheajad on ikka olnud suurema reisimise aeg, lennujaamale tähendab see tuhandeid lisareisijaid päevas. See on küll suuremarvulisem kevad- ja sügisvaheajal, aga ka praegu veebruaris, kui suusareisidki on populaarsed. Kes reisile ei lähe, saab näiteks hüpata batuutidel. Kindlasti on koolivaheajal meil rohkem rahvast. Praegu on veel niimoodi, et kuna Soomes on ka koolivaheaeg umbes nädal aega varem, siis praegu on siin ka soome keelt kuulda. Nii et jah, koolivaheajal on oluliselt rohkem rahvast kui tavalisel nädalal, esmaspäeval, teisipäeval. Kes aga soovib koolivaheajal vaimutoitu, läheb muuseumidesse. Tartus tegutseb AHA-keskus, kus on tunda, et üksikkülastajate hulk on koolivaheajalikult aktiivne, aga kukkunud on koolireisid, mida samuti koolivaheajal aktiivselt tehti. Paistab, et meie vaates on koolivaheaja külastatavus tavapärane asi, kus me näeme kokkutõmbamist, on muidugi õppeprogrammid, kus nüüd pärast siis erinevaid neid regulatsioone ja piiranguid on umbes 30% kukkumine aset leidnud. Üks ärisuund on aga koolivaheaegadel varjusurmas. Sünnipäeva külaliste kokkusaamisega on raskusi. Siin batuudikeskuses on 17 sünnipäevatuba ja koolivaheajal on nad enamasti tühjad, sellepärast et väga paljud lapsed on lennanud üle maailma, kes kuhu reisile ja lapsevanemad ei julge koolivaheaegadel sünnipäevasid korraldada. Koolivaheajad on meelelahutuskohtadele vajalik hetk, kus jõudu koguda, sest üldiselt kulutavad inimesed vabale ajale iga aastaga vähem raha. On ikka tunda, peab tunnistama. Kui me oleme nüüd vaadanud viimase paari aasta trendi, siis selline külastatavuse langus on umbes 10%. Ehk et 2025 oli juba veidi vähem rahvast kui 2024. Ehk et seda oleme küll tähele pannud. Kuid sel aastal läheb paremaks, usub nii tema kui ka AHA-keskuse juht. Koolivaheaeg on au sees ja tundub, et ka selline üldine inimeste optimism Eestis on taastumas. Et kui meil eelmise aasta algus oli külastatavuse mõttes ikkagi üsna kehvakene, siis sellel aastal on sellega hästi. Ja kui me vaatame, et kuidas on siis eestlaste versus lätlaste selline külastatavus, siis võiks öelda, et lätlaste külastavus on olnud läbi nüüd aastate üsna stabiilne, küll aga meie inimeste optimism ja pessimism on siin lainetena vahetunud, aga paistab, et praegu jälle eestlased näevad mingisugust optimismilainet ja on taas leidnud tee AHA-sse. Ka spaad on varasematel vaheaegadel teatanud rekorditest ning 90–95% täituvusest.